Igal öösel täpselt kell 2:53 seisis mu mees, Harold, mu voodi kõrval pimeduses. Kuu jooksul olin ma veendunud, et ta jälgib mind magamas, kuni ühel ööl taipasin, et tegelikult kuulab ta kedagi, kes kunagi tagasi ei pidanud tulema. Minu nimi on Lillian May Carter. Olen 90-aastane ja räägin neid sõnu üksi väikeses korteris Memphises, Tennessee osariigis, käed süles, mu mälestused raskemad kui mu luud. Olen piisavalt kaua elanud, et teada, et aeg ei kustuta minevikku. Aeg õpetab vaid, kuidas sellega elada. Inimesed vaatavad mind nüüd ja näevad vaikset vanaprouat. Nad näevad kortse, aeglaseid samme ja pehmeid käsi, mis rappuvad, kui tõstan teeservi. Kuid nad ei näe enam seda naist, kes ma olin. Naist, kes veetis aastaid, hoides üht silma lahti, kuuldes pimeduses hingamist ja kaheldes, kas hommik kunagi koidab. Olen seda lugu rääkinud vaid Jumalale ja endale suurema osa oma elust. Mitte sellepärast, et soovisin kedagi kaitsta, vaid sest mõned tõed on nii rasked, et kardad, et need purustavad igaühe, kes neid kuuleb. Kuid nüüd oma vanuses ei teeninud vaikimine mind enam. Ja kui mu lugu suudab aidata vähemalt ühte inimest kuulama oma instinkte enne, kui on liiga hilja, siis väärib see rääkimist. Sünnilt ja kasvatult olen ma Memphises 1930. Aastate lõpus. Ajal, mil jõe vool määras, kes sa olid ja see, kui kõvasti sa töötasid, otsustas, kas sa ellu jääd. Kasvasin üles teadmises, et naine peab suu kinni hoidma, oma kodu puhtana ning oma hirmud endale jätma. Küsimusi ei esitatud. Kestmine oli meie kasvatuse osa. Kui ma abiellusin Haroldiga, uskusin, et kestmine on sama, mis tugevus. Ususin, et vaikne abielu on turvaline abielu. Ususin, et nii kaua, kui ei ole kisma, sinikaid ega katki läinud luid, on kõik hästi. Olin eksinud. Esimeste aastate jooksul ei tundunud midagi ebatavalist. Elasime tagasihoidlikku elu, maksime arveid, käisime pühapäeviti kirikus ja noogutasime naabritele viisakalt. Väliselt paistsime olema nagu iga teine paar tänaval. Kuid meie kodus toimus aeglaselt midagi, millele ma tol hetkel nime anda ei osanud. Ööd olid kõige hullemad. Kõik algas tundest, mida ei saanud kellelegi seletada ilma, et näeksin välja rumal. See tunne, et sa ei ole üksi, isegi kui tuba on vaikne. Rindkere peal olev rõhk, nagu õhk ise hoiaks hinge kinni. Siis kostus sammude heli põrandalaudadel. Ja kohalolu, mis oli alati kell 2:53, alati mu voodi kõrval. Alati vaikne. Ma ei karjunud. Ma ei seisanud teda silmitsi. Ütlesin endale lugusid, et ellu jääda. Ütlesin endale, et ta on unes, et ma kujutan asju ette. Ütlesin endale, et hea naine ei süüdista oma meest milleski, mida ta ei suuda tõestada. Kuid tõde ei kao lihtsalt sellepärast, et keeldud selle peale vaatamast. Ja see, mida ma lõpuks avastasin, ei muutnud mitte ainult mu abielu. See muutis ka seda, kuidas ma hirmu, armastust ja saladuste hoidmise hinda mõistsin. Enne kui ma räägin, mis järgnes, tahan selgelt öelda, kui tunne, mis sinu sees sosistab, et midagi on valesti, siis kuula seda. Mina ei kuulnud ja selle vaikuse hind jälitas mind terve elu. Ma abiellusin Harold Carteriga 1954. Aasta kevadel, olles vaid 20-aastane ja arvasin, et armastus on midagi, mis tuleb pärast pulmi, mitte enne. Toona Memphises ei küsinud keegi noorelt naiselt, mida ta tunneb. Küsimused käisid pigem selle ümber, kes on tema perekond, kas ta oskab süüa teha ja kuidas ta suudab kodu rahulikuna hoida. Harold töötas sadama lähedal asuvas kaubalaos, kus ta laadis ja mahutas kaupa, mis tuli raudteed ja parvega. See oli raske töö, mis painutas mehe õlgu ja õpetas teda vaikima. Iga õhtu tuli ta koju, jalad tolmust ning kael higist märg, noogutas mulle, pesi käed ja istus lauda sööma. Ta ei kurtnud kunagi ja ei seletanud oma päeva. See oli tema loomus. Me elasin kitsas, piklikus majas, mitte kaugel Mississippist, kus seinad olid õhukesed ja põrandad krigisesid iga sammu all. Ma hoidsin kodu puhtana, valmistasin toitu, mida suutsin endale lubada. Omandasin oskuse venitada toite, parandada riideid ja muuta kodu sooja tundega, isegi kui raha oli napp. Harold maksis arved õigel ajal ja ei jõudnud kunagi rohkem kui paar õlut juua pühapäeviti. Kõik, mis inimestele korda läks, tegi temast hea abikaasa. Meie abielus polnud kunagi hellust, kuid ma ei pidanud seda eriliseks.
Mu ema oli hoiatanud, et mehed ei näita armastust helluse kaudu. Mehed näitavad armastust töötades, pakkudes ja olles kohal. Seda ma uskusin kaua aega. Meil sündis 2 last, mõlemad kodus, koos ämmaemanda abiga, kes elas 3 tänavat eemal. Ma pühendasin end täielikult lastele. Harold hoidis beebisid kord või 2 ja siis naasis oma rutiinide juurde. Ta ei olnud lastele julm. Ta oli lihtsalt kaugel, nagu oleks temas sees müür, mille kaudu ei pääsenud keegi. Päevad möödusid järjekindlates rütmides. Hommikud olid pesu ja hommikusöögi jaoks. Pärastlõunad kulusid koristamisele ja raadio kuulamisele, kui lapsed uinusid. Õhtud olid vaiksed. Harold sõi, luges lehte ja läks varakult magama. Ei olnud tülisid, ei olnud ukse paugutamist ega tõstetud hääli. Vaikus täitis ruume, kus teised paarid oleksid pidanud vestlema. Nüüd, tagasi vaadates, mõistan, kui lihtne on segi ajada rahu ja turvalisust. Miski ei tundunud piisavalt vale, et lahkuda. Miski ei tundunud piisavalt katki, et parandada. Kirikus rääkisid sõbrad palju hullematest abieludest. Mõned tulid varjatult sinikatega, teised nutsid vannitubades. Ma ütlesin endale, et olen õnnelik. Ütlesin endale, et ebamugavustunne on väike hind stabiilsuse eest. Kuid olid hetked, väikesed hetked, mis jäid minuga ka siis. Harold ehmatas, kui keegi koputas ootamatult. Ta lukustas uksi 2 korral. Hoidis olulisi dokumente peidus, nii et isegi mina ei leidnud neid. Kui küsisin lihtsaid küsimusi raha või töö kohta, muutis ta teemat või vaikis. Öösel kadus ta kiiresti unne, justkui oleks väsimus tema ainus pelgupaik. Ma jäin sageli tema kõrvale ärkvel, kuuldes tema hingamist ja mõeldes, millest ta unistas. Ta ei rääkinud unes, ei ulatunud mu poole. Ta magas nagu mees, kes põgeneb millestki isegi puhkuse ajal. Toona ei mõistnud ma, et elu, mis on üles ehitatud vaikusele, nõuab lõpuks tasu. Ja kui see tasu tuleb, ei küsi see, kas oled valmis. Kui ööd hakkasid muutuma ja 253 sai mu elus püsivaks punktiks, olin juba õppinud ignoreerima oma ebamugavust. See harjumus oleks peaaegu maksnud mulle kõik. Esimese öö, kui see juhtus, ei saanud ma aru, mida ma nägin. Äkki ärkasin just nagu siis, kui keha tajub ohtu enne, kui meil sellega sammu suudab pidada. Tuba oli pime ja vaikne, selline vaikus, mis tundus liiga raske, et olla loomulik. Ühel hetkel arvasin, et olen end unest äratanud. Siis tundsin seda kohalolekut, kedagi, kes seisis liiga lähedal. Avasin silmad aeglaselt ja nägin Haroldi kuju voodi kõrval. Ta seisis täiesti püsti, paljajalu külmal põrandal, õlad jäigad, käed külgedel. Ta ei liikunud, ei rääkinud. Ta lihtsalt seisis seal piisavalt lähedal, et ma tundsin tema keha soojust. Mu süda hakkas nii valjusti põksuma, et olin kindel, et ta kuuleb seda. Tahtsin kutsuda tema nime, küsida, mida ta teeb, aga hirm kinnitus sõnad mu rinna sisse. Ütlesin endale, et ärge liikuge. Mitte veel. Pimedus tegi tema näo nägemise keeruliseks, kuid ma märkasin, et ta ei vaadanud mu silmadele. Tema pilk oli suunatud kuhugi minu taha, justkui vaataks ta läbi mu keha, mitte sellele otse. See hirmutas mind rohkem kui ükski teine asi. Pärast seda, mis tundus pikk aeg, kuigi see võis olla vaid minut või 2, pöördus ta ja kõndis tagasi oma voodi poole. Matres vajus kokku, kui ta pikali heitis. Mõne hetkega vaibus tema hingamine rahuliku unerütmi. Ma ei maganud enam sel ööl. Hommikuks olin end veennud, et see ei tähendanud midagi. Võib-olla oli ta tõusnud tualetti. Võib-olla oli ta olnud segaduses. Võib-olla olin ma selle unenäos näinud. Ma ei maininud seda, kui tegin hommikusööki. Harold jõi oma kohvi, voldis ajalehe kokku ja lahkus tööle sõnagi ütlemata. Teisel ööl juhtus see taas. Sel korral, kui ma ärkasin, vaatasin ma öökapil olevale kellale. Punased numbrid särasid pimeduses. Kell oli 2:53, sama kellaaeg kui eelmisel ööl, kuigi ma ei suutnud meenutada, kuidas ma seda teadsin, see teadmine laskus mu sisse nagu raskus. Harold seisis juba seal. Ta viibis teisel ööl kauem, piisavalt kaua, et mu hirm muutuks külmemaks ja teravamaks. Piisavalt kaua, et tekiksid küsimused, mida ma ei tahtnud küsida. Kui ta lõpuks tagasi voodisse tuli, lebasin ma seal lae poole vaadates, lugedes oma hingetõmbeid ja oodates päikese tõusu.
3. ööl proovisin end. Jäin nii kaua ärkvel, kui suutsin, teeseldes und ainult siis, kui mu silmad väsimusest põlesid. Kui ma ärkasin, oli ta seal jälle. 253 täpselt. Esimese nädala lõpuks oli mustreid juba raske ignoreerida. Iga öö, nagu kellavärk, tõusis ta voodist, kõndis mu kõrvale ja seisis seal vaikselt. Ta ei puudutanud mind kunagi, ei sosistanud ega teinud ühtegi heli peale põrandalaudade pehme krigin. Päeval käitus ta nagu ikka, justkui ei oleks midagi muutunud. Kui küsisin, kas tal on unehäired, vaatas ta mind nagu oleksin võõrast keelt rääkinud. Mina magan hästi, vastas ta, sa muretsed liialt. Aeglaselt hakkasin endasse kahtlema. Olin kuulnud, et stress võib tekitada hallutsinatsioone, et väsinud meel suudab luua rutiine. Kuid hirm ei sünni tühjast kohast. See kasvab, kuna midagi toidab seda. Ööd möödusid ja märkasime üha rohkem kummalisi asju. Kuidas ta tundus pärast seal seismist erksam, kuidas tema pilk jälgis aknaid, mitte mind, kui me rääkisime. Iga kord enne magamaminekut kontrollis ta ukse lukku, seejärel tegi seda uuesti. Kell 2:53 ei olnud enam lihtsalt kellaaeg, vaid hoiatus, mille tähendust ma veel ei mõistnud. Kuid sügaval sisimas teadsin üht, Haroldu öised toimetused ei olnud seotud unega. Ja oli ainult aja küsimus, millal see tõde minu ette tuleb. 3. kuuks hakkas mu keha väsima enne, kui mu meel seda tegi. Uni muutus millegiks, mida ma kartsin, mitte ei vajanud. Lamades voodis, vaatasin lakke, kuulates iga heli, mida maja tegi, lugedes minuteid, kuni kell lähenes 2:53. Kui ma lõpuks uinusin, oli uni pealiskaudne ja katkenud, täis unenäosid, kus jooksin tumedates koridorides, mis ei lõppenud kunagi. Toit kaotas oma maitse, ilma et ma seda märkaksin. Mu kleidid hakkasid õlgadelt rippuma. Käed värisesid, kui valasin kohvi. Peeglist vaatas vastu terav ja õõnes naine, nagu keegi, kes on juba poolel teel kadunud. Harold ei märganud midagi. Või kui märkaski, ei öelnud ta midagi. Igapäevaselt lahkus ta tööle samaaegselt, tuli koju, sõi vaikselt ja läks varakult magama. Öösel kordus muster. Põrandalaudade krigin, tema kohalolek mu kõrval ja siis naasis ta voodisse sama rahulikult nagu alati. Lapsed hakkasid samuti muutuma. Minu noorem laps ärkas öösiti nuttes, seletamatute õudusunenägude tõttu. Ta keeldus magamast, kui tuli oli kustutatud ja hoidis mind alati kinni, kui Harold ruumi tuli. Vanem laps muutus vaiksemaks, jälgides kõike ja esitades küsimusi, millele ma ei soovinud vastata. Lapsed tajuvad ohtu juba enne, kui nad suudavad seda nimetada. Ühel hommikul, kui astusin esikule, märkasin midagi, mis tegi mu kõhu tõeliselt õõnsaks. Porised, tumedad jalajäljed just ukse ees. Rainud ei olnud päevade viisi sadanud. Jõllitasin neid kaua, püüdes mõista, mida ma nägin. Harold oli juba tööle läinud, lapsed veel magasid. Pühkisin jäljed niiskelapiga, mu käed värisesid. Sel õhtul küsisin temalt juhuslikult, kas ta oli öösel õues käinud. Ta vaatas mind liiga kaua, enne kui vastas, ei. Miks ma peaksin seda tegema? Hommik tõusis vaikselt, kuid mu südames põles hirm. Harolds, mu abikaasa, seisis taas mu voodi kõrval, tema hääl oli rahulik, kuid silmad rääkisid midagi muud. Jäljed olid taas ilmunud, alati ukse lähedal, ja kadusid enne, kui keegi teine neid näha sai. Öösel enne magama minekut kontrollisin aknaid, veendumiseks, et need on kinni. Liikusin majas vaikides, kartsin iga väiksematki müra, kartes, et kedagi märkama. Mu mõtted tormasid seletuste poole, millesse ma ei tahtnud uskuda. Kas keegi käis meie majas? Kas Harold kohtus kellegagi öösel? Või, mis veel hullem, kas keegi jälgis meid pimedusest? Kõige külmem mõte, mis mu meelt vaevas, oli kõige lihtsam. Mis siis, kui Harold ei seisanud mu voodi kõrval minuga seoses? Mis siis, kui ta ootas midagi? Otsustasin reaalsust testida, peites väikeseid asju. Tõstsin tooli ukse ette, kuid hommikul oli see tagasi oma kohale tõstetud. Peitsin koduvõtme sahtlisse, kuid õhtuks oli see taas konksul. Iga avastus pingutas mu rinda rohkem ja rohkem. Palvetasin pidevalt, mitte vastuste, vaid jaksu pärast. Palvetasin leina ja oma laste ohutuse nimel. Palvetasin julguse nimel, et seista silmitsi sellega, mis iganes juhtus, isegi kui mul polnud aimugi, mis see võiks olla.
Hirm oli muutunud mu pidevaks kaaslaseks. See järgnes mulle päeva jooksul ja istus mu voodi ääres öösel, oodates koos minuga hetke, mil kell sai 2:53. Mõtlesin lahkumisest. Kujutasin ette, kuidas pakin kotti ja viin lapsed õe juurde teisele poole linna, kuid lahkumine ilma selgust saamata tundus ohtlik. Mis siis, kui ma eksisin? Mis siis, kui purustasin oma pere ainult sellepärast, et midagi ei suutnud tõestada? Ja ometi jäämine tundus veel hullem. Maja ei olnud enam varjupaik, see oli muutunud kohaks, kus midagi lõpetamata sulgus meie üle. Iga mööduva ööga muutusin üha kindlamaks, et miski, mis juhtus, lähenes. Ja kui see lõpuks kohale jõuaks, ei teavitaks see ennast. Suve saabudes Memphises oli mu hirm juba kindla kuju võtnud. Kui suudaksin selle nime anda, arvasin, et suudan selle kontrolli alla saada. Olin veendunud, et Harold kavandab mu tapmist. See kõlab dramaatiliselt, kuid see oli ainus seletus, mille mu väsinud meel suutis hoida. Mehed olid teinud hullematki väiksemate asjade pärast. Olin lugenud lugusid ajalehest. Vaiksed abikaasad, kes äkitselt murdsid, naised, keda leiti surnuna oma voodist. Naabrid ütlesid, et nad ei näinud seda tulemas. Öösel lamades olin jäik, iga lihas pinges, kuulates tema hingamist. Kujutlesin, kuidas tema käed on mu kaela ümber, padjaga mu nägu katmas. Kujutlesin, kuidas lapsed ärkavad hommikul üksi, kutsuvad mind ja leiavad mu külmana ja liikumatuna. See mõte tühjendas mind. Alustasin ettevalmistusi väikeses, salajases vormis. Peitsin kööginoa madratsi alla. Tõstsin oma käekoti ukse lähedale. Mäletasin iga sammu helisid majas, et teada, kui midagi muutub. Olen rohkem kui korra maganud riietes, just juhul, kui peaksin jooksma. Ja ometi ta ei puudutanud mind kunagi. Öölt tõusis ta kell 2:53, seisis mu kõrval ja ei teinud midagi. Oli öö, mil ei olnud vägivalda, ei sõnu, ei ähvardusi, millele oleksin võinud osutada ja öelda, see on see. Kõige rohkem segas mind ootus. Kui ta soovis mind surnuks, miks ta siis viivitas? Miks seisis ta seal nagu kuju, hingates vaikselt, justkui kuuldes mind, mitte vaadates? Miks ta läks tagasi voodisse ja magas seejärel rahulikult? Hirm hakkas keerlema millegi hullemaks, kahtluseks. Hakkasin kahtlema, kas ma kaotan oma meelerahu. Kas väsimus oli mu mõtted muutnud ohtlikuks? Vaadates oma lapsi, tundsin häbi. Mis siis, kui ma kujutasin ette monsterit, kus seda tegelikult ei olnud? Mis siis, kui ma jooksin minema ja hävitasin nende pere ilma põhjuseta? Ühel ööl otsustasin teda proovile panna. Jäin meelega üleval, sundides oma silmi kinni hoidma kaua pärast keskööd. Istusin pimeduses, lugedes sekundeid, oodates hetke, mil ta alati tõusma hakkas. Kui kell tiksub 2:53, ei juhtunud midagi. Harold ei liikunud. Ta magas rahulikult mu kõrval, selg minu poole pööratud, hingamine aeglane ja ühtlane. Ma lebasin seal raputades, mu kindel tunne hakkas lagunema. Kas olin kogu selle asja ette kujutanud? Kas minu hirm oli loonud mustri, mis ei eksisteerinud? Järgmisel ööl proovisin uuesti. Olin üleval, aga ei juhtunud midagi. Kuid kolmandal ööl, kui väsimus lõpuks mind alla tõmbas, ärkasin tuttava raskuse all toas. Ta oli taas kohal. 2:53, just siis tabas mind terav ja hirmutav arusaam. Ta teadis. Millegipärast teadis ta, millal ma olen üleval. Ta ootas, kuni ma magasin, et tõusta. See mõte saatis mu sisse külma laine. See tähendas kavatsust. See tähendas teadlikkust. See tähendas, et olenemata sellest, mida ta tegi, ei soovinud ta, et ma näeksin seda täiesti ärkvel olles. Sellest hetkest alates tundus iga tema päeva jooksul tehtud liikumine nagu ettearvamine. Iga sõna tundus kaalutletud. Vaatasin teda tähelepanelikult, otsides pragusid, viha, süüd. Kuid ta jäi endiseks vaikseks meheks, kellega ma abiellusin, viisakas, distantseeritud, tavaline. Murdmishirm elab endiselt mu rinnus, kuid see ei seletanud enam kõike. Midagi muud juhtus, midagi keerulisemat ja palju ohtlikumat. Ja mul hakkas aeg otsa saama, et seda mõista, sest mis iganes Harold ootas kell 2:53, ei kavatse see oodata igavesti. Ja kui see lõpuks saabus, tundus, et see ei suunatud ainult ühele meist. Tollal oli hirm õpetanud mulle distsipliini.
Ma teadsin, et ei saa lihtsalt üleval olla. Ta tajus seda. Olgu siis mu hingamise rütmi või kehapinget mööda, Harold teadis erinevust puhkuse ja teeskluse vahel. Seega, kui ma tõeliselt tõde teada tahtsin, pidin täielikult kaduma. Pidin magama nagu inimesed, kellel pole mingeid muresid. Valisin esmaspäeva öö. Tavalised ööd on kergem varjata. Läksin varakult voodisse, varem kui tavaliselt, kaebades peavalu üle. Sel päeval ei joonud ma kohvi. Sain vähe süüa. Lasin väsimusel oma luudesse settida, kuni see tundus loomulik. Kui Harold tuli tuled välja lülitama ja minust eemale keris, ootasin. Ootasin, kuni mu keha andis järele ja uni viis mind kuskile pealiskaudses ja rahulikus kohta. Kui ma ärkasin, oli pime. Maja tundus tavalisest raskem, nagu õhk oleks paksenenud. Ma ei avanud silmi, ei liikunud käsi, vaid aeglaselt ja tahtlikult aeglustasin oma hingamist, loendades iga rinnatõusu ja langust, muutes selle sügavaks ja rahulikuks. Kuulasin. Kella tiksumine kostus vaikselt öökapilt. Kusagil väljas möödus rong ja selle signaal kõlas mööda jõge. Ma ei julgenud vaadata kella, aga ma teadsin. Ma teadsin alati. Matres sõõtsus. Harold istus aeglaselt üles, ettevaatlikult, et mind mitte äratada. Tundsin, kuidas kaal voodilt tõusis, kui ta püsti tõusis. Tema sammud olid vaiksed, harjutatud, kui ta toas ringi liikus. Mu kõrval asuv põrandalaud krigises pehmelt. Ta peatunud minu kõrval. Hoidsin oma hingamist ühtlasena. Lõdvestasin lõualuu. Kujutasin end voodisse vajumas, kaugele oma kehast. Ütlesin endale, et kui ma liigungi natuke, lõpeb kõik. Aeg venis. Siis midagi muutus. Seisva asemel langetas ta end. Kuulsin riideid puutumas puidu vastu. Pehme plaksatus. Ta oli põlvili voodi kõrval. Mu süda lõi nii tugevalt, et arvasin, et see võib mu reetma hakata. Ta kummardus lähemale. Tundsin tema kohalolekut oma näo lähedal, lähemal kui kunagi varem. Tema hingeõhk puudutas mu põske. Ma ei tõmmanud end tagasi. Pikalt valitses vaikus. Siis ta rääkis. Mitte minuga. Tema hääl oli vaevusosin, õhuke ja värisev, nagu oleks see aastate jooksul kulunud. Ma ootan endiselt, ütles ta. Ma ei ole unustanud. Need sõnad saatsid mu sisse järsu tunde, ootab keda. Ta neelas raskelt. Kuulsin seda. Tema hingamine muutus ebaregulaarseks. Ma tegin seda, mida sa palusid, sosistas ta. Ma hoidsin suu kinni. Ma jäin. Ma ei ütles talle. Mu rind tõmbus kinni. Tema, mitte mina. Ootus ja siis heli, mida ma Haroldilt kunagi kuulnud ei olnud. Vaikne nuuksumine, mis kiiresti vaigistati. Ma ei saa magada, ütles ta. Kui ma magan, siis ma jätan selle vahele. Kui ma jätan selle vahele, juhtub see jälle. Jälle. Mu sõrmed kirtsusid linasse, kuid sundisin neid paigale. Ta nihutas oma kaalu, toetades hetkeks otsaesist voodi küljele, nagu palvetaks mees, kes ei tea, kuidas. Tema hääl murdus, kui ta uuesti rääkis. Palun, sosistas ta. Lihtsalt las see lõpeb. Ma tahtsin karjuda. Tahan teda kinni haarata ja vastuseid nõuda. Kuid ma jäin vait. Jäin nähtamatuks. Mõne aja pärast tõusis ta püsti. Tema põlved krigisesid, kui ta tõusis. Ta viibis veel hetkeks, justkui kuuldes midagi, mida mina ei kuulnud. Siis ta naasis voodisse. Mõne minuti pärast muutus tema hingamine rahulikuks. Ta magas. Mina ei maganud. Ma lamades mõtlesin läbi iga sõna, mille ta oli öelnud, iga vihje. Ta ei vaadanud mind. Ta ootas. Ta kuulas. Ja kõik, mida ta kartis, oli seotud millegagi, mis oli sügavale meie minevikku maetud. Millegagi, milles ta uskus, et see võib veel tagasi tulla. Millegagi, mida ta ei olnud kunagi mulle öelnud, mitte kunagi. Hommikuks sain aru millestki, mida olin liiga kartnud tunnistada. Harold ei olnud ohtlik, sest ta tahtis mind haiget teha. Ta oli ohtlik, sest ta oli hirmul. Sain temast sel päeval lähemalt aru, kui kunagi varem. Tema käed värisesid, kui ta kohvi valas. Ta tõmbus tagasi järskude helide peale.
Kuna veoauto mööda tänavat paukusest seisis ta nagu kivistunud, silmad suunatud esikuukse poole, oodates, et sealt keegi ilmuks. See pärastlõuna, kui lapsed olid koolis, otsustasin ma mitte kappe või sahtleid läbi otsida, vaid sukelduda mälestustesse. Mu mõtted rändasid tagasi meie abielu varajastesse aastatesse, asjadesse, mida olin varem tähtsusetuks pidanud. Mäletasin öid, mil ta tuli hilja koju, ilma igasuguste selgitusteta. Armi tema käsivarrel, mille ta väitis, et oli töö tõttu. Teatud tänavate vältimist, mis viisid jõe äärde. Ja seda, kuidas ta keeldus rääkimast ühest kindlast aastast, olgu ma kui õrnalt ka küsinud. See aasta oli 1949. Enne meie abielu, meenutasin ma lugu naabruskonnast, millest ma ei olnud aastaid mõelnud. Poiss, kes hukkus pimedas jõe ääres. Politsei kuulutas selle õnnetuseks. Kedagi ei süüdistatud. Perekond kolis ära. Linn unustas, kuid Harold ei lähenenud kunagi sellele veetükile. Sellel ööl järgnesin ma talle. Kui kell 253 lõi, tõusis ta nagu ikka. Seekord ei peatunud ta voodi kõrval, vaid kõndis minust mööda, suundudes maja tagumisse ossa. Olin vaikne, oodates, kuni uks õrnalt kinni klõpsatab, enne kui liikuma asusin. Paljajalu, süda rinnus põksumas, hilisin ma tema järel. Ta seisis tagumise akna lähedal, vaadates õue, tema nägu kahvatu kuuvalguses. Ta sosistas taas, kuid seekord kuulsin ma nimeheli. Selle heliga tabas mind nagu löök. Eli oli see poiss jõe ääres. See, kellest kõik rääkisid, et ta libises märgade kivide peal ja ei tõusnud enam pinnale. Astusin sammu edasi, enne kui hirm mind kinni pidas. Harold, ütlesin. Ta pöördus aeglaselt. Kui ta mind nägi, tõeliselt nägi, purunes temas midagi. Ta vajus akna kõrvale toolile, tema õlad värisesid. Ma ei oodanud lubamist. Ta rääkis mulle kõigest. Sel suvel, kaua enne meie kohtumist, olid tema ja 12 poissi jõe ääres joomas. Nad julgesid 11 kividele ronima. Eli libises. Ta nuttis appi. Harold ulatas talle käe, kuid tõmbus tagasi, kui keegi karjus, et nad kõik lähevad vangi. Nad jooksid ära. Nad veenasid end, et jõgi võtab süü enda kanda. Kuid Harold ei pääsenud kunagi sellest. Igal aastal samal kuupäeval hakkas ta kuulma asju. Sammud, vee tilkumine, koputus, mis ei saabunud kunagi päris. Ta veenis end, et kui ta jääb üleval, kui ta kuulab piisavalt tähelepanelikult, suudab ta ära hoida, et see juhtuks jälle. 25-53 oli aeg, mil Eli vette vajus. Aeg, mil jõgi neelas tema hääle. Harold uskus, et kui ta selle läbi magab, naaseb minevik viisil, mida ta ei saa kontrollida. Ta ei vaadanud mind. Ta kaitses oleviku mälu eest, mis keeldus maetud jäämast. Vaikus meie majas ei olnud rahu. See oli süü. Ja nüüd, kui ma teadsin, mõistsin ma midagi veelgi hirmutavamat. Süü ei kao ajaga. See ootab. Ja kui sa ehitad oma elu selle peale, nõuab see lõpuks, et sind märgataks. Olgu sa selleks valmis või mitte. Pärast seda ööd ei saanud miski enam tagasi tulla endiseks. Tõe teadmine ei toonud rahu. Sel päeval, kui selgus lõpuks valitses, avastasin, et selgus võib olla raskem kui hirm. Harold ei palunud mul jääda, ei palunud andestust. Ta istus seal elu jooksul kauaoodatud tühjusesse vajunud ja ütles lihtsalt, et on väsinud. Väsinud kuulamast, väsinud pimeduses seismast, väsinud kartmast, et uni toob minevikku meie koju tagasi. Hommikul pakkisin mina ja lapsed endale kotid. Ma ei karjunud, ei süüdistanud. Ütlesin talle, et me lahkume mõneks ajaks. Rääkisin, et maja vajab õhku ja meie ka. Ta noogutas nagu mees, kes oli seda vastust kaua oodanud. Suundusime mu õe juurde Memphise teisele poolele. Nädalad muutusid kuudeks. Harold ei tulnud meid kunagi järele. Ta kirjutas kord. Kirja sisu oli lühike. Ta ütles, et otsib abi ja et lõpuks magab ta öösel rahulikult. Ma ei naasnud kunagi sinna majja. Aastate pärast kuulsin, et ta müüs selle ja kolis lähemale jõele. Mõned haavad tõmbavad inimesi tagasi sinna, kus nad alustasid, kuid mina valisin teistsuguse lõpu. Tõstsin oma lapsi kodus, kus vaikus ei olnud hoiatus ja uni ei olnud lahing.
Nüüd, istudes siin 90-aastasena, mõistan ma midagi, mida ma tookord ei näinud. Elu kõige ohtlikumad asjad ei ole alati vägivaldsed. Mõnikord on need vaiksed. Mõnikord seisavad need sinu kõrval igal ööl, öeldes kunagi mitte ühtegi sõna. Harold ei vigastanud mind kätega. Ta kahjustas meid oma saladustega. Ja ma õppisin, et armastus ilma tõeta mürgitab aeglaselt kõike, mida see puudutab. Enne kui ma selle loo lõpetan, tahan jagada teiega 5 õppetundi, mille elu mulle raskel teel õpetas. Esiteks, vaikus võib olla ohtlikum kui viha. Teiseks, hirm ei ole alati nõrkus. Mõnikord on see hoiatus. Kolmandaks, minevik ei jää maetud ainult seetõttu, et keeldud selle nime ütlemast. Neljandaks, armastus ilma aususeta muutub vanglaks kõigile osalistele. Viiendaks, oma instinktidest kuulamine võib päästa sinu elu ja nende, keda armastad. Kui see lugu pani sind midagi tundma, siis loodan, et võtad hetkeks aega ja mõtled, milliseid vaikseid asju oled seni ignoreerinud. Ja kui tunned end mugavalt, siis jaga kommentaarides, millise õppetunni sa sellest loost said ja millises linnas sa seda vaatad. Ma loen iga sõna ja ka teised, kes võivad vajada teadmist, et nad pole üksi. Kui usud, et sellised lood väärivad kuulamist, palun jäta like, jaga ja kommenteeri. Sa ei tea kunagi, kes võib pimeduses kuulata, oodates, et keegi teine esimesena räägiks.